Väga pikk reis sinu jaoks või? Ei ole pikk. Pikemaid olnud kui see. Mis su kõige pikem ots on? Austraalia. Meeldis? Noh, sa küsi. Lähete kohe veel? Kui võimalik ikka. Kui tervist on. Kus me siis oleme? Sa vaatad kaardi pealt või? Ei. Kõik on ilusti saanud Mari-Liisi poolt saadetud kirja kätte, kus igaüks on saanud tutvuda, mis on vaja ja kõige parem on siis, kui ise avastab oma silmaga. Mina ei räägi mitte midagi ära. Kuhu me sõidame, Saidi? Sa räägi nüüd sina ka. Kus me sõidame? Aga ma ei teagi täpselt Turbas. Mina olen Haapsalus siin korra ainult läbi sõitnud ja rohkem pole käinud ja sellepärast vedasin ennast ka välja, et saab siin Haapsalus ka käia ja näha. Ja eriti. Eda ütles. No klubi. Ära mine kaugemale. Järgmise ringiga kullakene. Tere tulemast Motomuuseumisse Turbas. Kohe saate kõike täpsemalt teada. Mina ka ei tea. Põnev. Aitäh. Tähendas ju tegelikult meie kui eraettevõtte või eramuuseumi jaoks seda, et meil ei olnud aasta otsa külastajaid. Ei tohtinud olla. Me tegelikult oli. Me hakkasime vastu võtma perekülastust. Kott pähe ja tule. No, kas kott, aga ütleme nii, et inimesed tuttavad hakkasid helistama COVID-i aastal, et kuule, sul on suur maja. Kas teie juurde saaks tulla? Me tuleme kogu perega, et igaüks on ise nurgas. Soomes on odavam kaitst. Me oleme kaitst tundnud, meile 30,000 meest riik võtab pool. Sest varem me olime seda saanud naftast toota, kui me olime Vene impeeriumi koostöös. Aga peale esimest maailmasõda Eesti Vabariigi iseseisvumisel oli meie idapiiri taga Nõukogude Venemaa, kellega me olime sõjas. Nii et strateegilisi toorainid sealt osta ei olnud võimalik ja siis võeti vastu põhjapanev otsus. Eestis toodetakse elektrit kodumaisest toorainest, põlevkivi ja turvas. Mõlemad on võrreldes naftaga paras saast, energiat on 5 korda vähem, aga see on see kodumaine, mida me saame maast välja võtta, meil paremat midagi ei ole. Ja selle peale ehitati riik üles. Nii et see maja tegelikult ja sisu, ütleme siis võidusõit, see sümboliseerib sellist eestlaste hakkama saamist. See on probleem, tuleb lahendada. Mitte mölist, aga tuleb lahendada. Ja seda me tegelikult oleme läbi aegade teinud. Täna on väga palju kippunud tulema sellist rääkimist asja ümber, et me lööme vahtu, aga tegelikult me asju ei arenda. Et võib-olla peaks kodumaise tooraine juurde tagasi tulema, midagi Euroopa Liidus ei tohi kaevanduda. Kurvastada kaevandada veel, et panna eenardesse. Tegelikult vana asja taastamine on Eestis läinud keeruliseks. Ma ütleks niimoodi, et viimase 10 aasta jooksul, sest ma olen päris hulgaliselt objekti Tallinnast taastanud. Seda oleme teinud 18 aastat, alates 2007. Kusagil viimased 10 aastat on tulnud selline ametliku või. Nendest on üks alles. Kõige suurem Tallinna autoremonditehas tegi vormelautosid 85. kuni 93. aastani, see oli maailma suuruselt teine vormelitootja. Kõige suurem oli Loola Inglismaalt, me olime number 2 ja me olime hästi lähedal, et kohe saame kätte ei saanud.
suuruselt teine tootja Eestis oli tehas Vihur, mis tegi külgkorvidega mootorrattaid, soolorattaid ja ralliautosid, ringrautosid, igasid pisikseid vidinaid. Ja lisaks neile 9 oli veel mitukümmend ettevõtted, mille katuse all tehti asju. Et ikka veel Kitt näiteks. Kitt ei olnud tootja, Kitt andis võimaluse enda ettevõttes töötanud võidusõitjatel luua seal tipptasemel masinaid. Ehk siis kasutada tehase ruume, seadmeid, vahelda materjali ja tööaega. Spordiosakonnast töötasid ettevõtte kõige paremad spetsialistid ja sport oli tehase reklaam ja katsekoju. Nõukogude Liidus ei olnud vaja midagi reklaamida, sest kõik osteti ära ja teiseks ei olnud vaja midagi arendada, sest toodeti praktiliselt samu asju. See oli kõige viimane. Kõige esimene on number 1. Juba Eesti Vabariigi aegadel tehti Eestis esimesed võidusõidumasinad. Tallinnas oli jalgratta ja mootorratta tehas Saar ja kompanjonid, mis tootis temponimelisi tänavusõidu mootorrattaid ja jalgrattaid. Tuleb otse koolist ja jookseb siis kehalise tundi edasi. Praegu on ju kooli aeg tegelikult. Aga aitäh ja jaga siis kaasõpilastega. Okei, aitäh. Isabelil on nii tore elu, et käib siin Turba koolis, mis on vist vaevu 500 meetrit. Pikk tee sul siit on minna? 7 minutit läheb sinna, aga muusikakooli tuleb 30 sekundit ja sest ta elab siin samas üle. No vot nii, kuidas teil siis hommikupoolik läks? Nägite autosid aga trolle ei näinud ja ei olnud ja. Aga vot siin on. 2 trolli on. 2 trolli on kohal, 1 pani putket praegu. Aga juhatan sisse meie Tõnu, kes on selle maja peremees ja kogu selle hinge siia majja siis on toonud meie Tõnu. Tere siis tulemast siia meie majja. See asi algas kõik natuke rohkem kui 30 aastat tagasi. Ma elasin Tallinnas, olin muusik, mängisin ERSO-s ja mujalgi kergemat muusikat ja jäin pensionile 48-aastaselt. Puhkpillimängijad, kes mängivad seal orkestris, võivad ära minna pensionile, kui tahavad. Ja ma tulingi maale elama ja läks natuke aega mööda, kui tehti mulle pakkumine, et kas ma ei tahaks organiseerida orkestrit siin selles vallas. Siis oli see Nissi vald. Praegu on Saue. See ettepanek tuli norrakate poolt, kes oli meie sõprusvald, Randabergi vald või kommuun Norras, kes ütlesid, kui te teete enda orkestri, siis nemad toovad pillid ja noodid ja kõik aitavad meid igat pidi. Aga minul oli see mõte, et ma ei hakka neid endisi vanu pillimehi kokku ajama, et ma võtan lapsed ja hakkan lastega otsast peale tegema seda. Sellega oldi nõus ja nii algas siis see tegevus. Sellest on nüüd siis 30 aastat või natuke rohkemgi. Üks esimesi õpilasi oli Mari-Liis, oli siis 11-aastane
ja nüüd on ta siiamaani jõudnud, saanud meie huvialakooli juhiks, vahepeal käinud õppimas ja nüüd on ta siin tagasi. No lapsi on siit läbi käinud ikka päris palju. Ja siis võime vist täitsa uhked olla, et siin täitsa eemalt suurest Tallinnast selline huvikool on, kus tegelikult on meid lausa 50 õpilast ja nad käivad Nissist, enamus kusjuures Nissi koolist, tulevad rongiga ja koolibussiga siia ja osad lapsed siis üks kolmandik nendest tuleb Turba koolist, nii et 2 kooli lapsed, aga need külad, kust nad lõpuks või kuhu nad siis õhtul kõik lähevad, neid on siin hulgi. Meeldinud siin elada. Aga ennem seda 5 aastat, kui ma siin raamatukokku tulin, siis ma töötasin kultuurikorraldajana siin kõrval. Aga kultuurikorraldaja tööd, nagu võib-olla siin mõni juba teab ka või aimab, et see ei ole väga peresõbralik töö, et sa annad oma õhtud ja nädalavahetused ära ja see aeg, kui sa võiksid olla perega koos, siis sina oled tööl. Et mu lapsed küll kasvasid kõikidel nendel kultuuriüritustel ja see oli kõik väga tore, aga ma sain aru, et väga pikas perspektiivis, väga pikalt ma seda teha ei taha, et siis see on ka põhjus, miks ma olen siin raamatukogus hästi rõõsaroosa ja õnnelik, sest siin saab ka oma lapsi kasvatada, nad on kõik. Ja nüüd antakse Enekeni poolt väga ostav ülesanne külama ja üks väga oluline asi, et kui majaperenaine toimetab, siis ma arvan, et põlja läheb ikka tarviseks. Et siis need piduriided puhtad oleksid ja siis need kenasti toimetatud saada, et see on üks minu kujundatud põld. Sellised saab siis tegelikult igale suurusele panna, et kui vaja selle laenata välja omale põldi olemat kiirustada kasutada. Soovin teile siis seal toredat sisseelamist ja head toimetamist. Ja külamajas koju ei vii. Ei vii. Mis on külamajas, on teine kodu. Aitäh. Head maistamist teile. Siis ma viin teid oma klassi ka. Et kui nad väike jalutas käib. Tšau! Hei! Need on need poisid, kes praegu peaks inglise keele tunnis olema. Muidugi nad lehvitavad mulle. Aga lähme ümber maja, et siis ma näitan ja siis saame peauksest siis pärast välja tulla. Korvpalliplats ja... Ilusalt palliplats. Tšau! Tulge julgelt Tegelikult on asi väga lihtne. Täna on ikka nii, et laps peab ennast hästi tundma. Ehk ta istub seal, kus tal on hea olla. Ja tagamadrats on väga oluline, sest seal tohib pikutada ja kui paha olla on, siis seal pikutatakse. Kui mul suured käivad tunnis, nad on väsinud, siis nad natuke enne pikutavad ja siis on mul üks lemmikpoiss, minu Arturikene. Mul olid 1. septembril hoopis teistmoodi paigutatud lauad ja toolid ja tema esimene küsimus oli, et tere, kuidas läheb või kuidas soojaks, kas ma saan oma koha tagasi? Tema on minu pinginaaber. Ja, nii et meie saame siin hästi koostööd teha.
ja mina olen tema pinginaaber ja tema on minu pinginaaber. Ta nii tark poiss, et teda see üldse ei huvita, aga tal on oluline, et õpetaja on lähedal ja turvaline. Et tema on eriline poiss. tuleb. tere! Tore näha. Fantastikus. Külaskäigud. Minu küla siis ja nemad ikkagi tunnevad huvi, et miks ma nii kaugel töötan. Ma ütlesin, et kui ma näitan teile oma kooli, siis te saate kindlasti aru. Ja ma arvan, et ma olen tõestanud, miks see nii on. Et jah. Teil on väga-väga ilus kool. Uskumatu. Puhane hästi ja soe. Kodude maakool. See on parasjagu nii suur kool, et kõik hea on kohe näha ja kõik halb on kohe näha. Klassid on ikka ühekordsed, kõik ei ole paralleele, ei ole ühtki, kõik on ühekordsed. 8. 1, 7, 6, kõik on üks. Natukene väikeklassidega vahepeal, aga üldiselt on meil see ühe klassi poliitika, et ka sellised erilisemad me ikkagi kogu aeg kaasame suure klassi juurde, et keegi ei tunneks ennast sotsiaalselt nagu eemale jäetuks ka. See on Mari-Liisi maale toomine siia kooli. Tualetid on meil ka individuaalsed, mis on hästi oluline, et mina ise tundsin seda, et kui suures koolis pidi käima seal boksides, et siis vahest hoidsid häda hirmsasti kinni ja julgenud pissile hakata. Et siis siin on ka hästi mõnus ja privaatne, et poistele oma vets ja tüdrukutele oma vets. See tuligi sellest, et meil seal vanas koolis olid sellised kabiinid ja need olid nii mudavad uksed. Ütles keegi pikem vaatas. Ma mõtlesin, et kui seda kooli hakkasime planeerima, see oli kohe, see oli üks kindel plaan, et oleks oma ette. Te saite ise ka kaasa rääkida, kui väga palju. Kui me seda kooliprojekti tegime, siis... Tere! Te saate Merles, selle Merle Beljajev on selle talu perenaine natuke ka rohkem teada, sest talle endale ei meeldi ennast kiita, aga endast rääkida. Aga mina räägin kõik ära ilma süümepiinateta. Merle ja tema abikaasa ostsid selle talu üle 20 aasta tagasi. Teadmata, et mitte eelmine, vaid üle-eelmine talu peremees oli kogukonna, Hageri kihelkonna kroonik. Ja siin oli kunagi varasemalt talumuuseum. Ja kui Merle hakkas siis seda talu koristama, siis teiselt korruselt hakkas sealt tulema välja museaale, no igalt poolt tuli. Ja siis ma võib-olla praegu rohkem ei räägi, et läheme sinna talu poole lähemale ja siis ma hakkan iga ruumi juures natuke väikest lugu rääkima. Aga ei, meid väga huvitas. Ja see Mõnuste küla nimi, legend siis seesama Evald Rennik, kes oli Ristemaa talu üle-eelmine omanik, kes oli Hageri kihelkonna kroonik. Tema oli kogunud ka lugusi, et jah, üks lugu on see, et siin on väga mõnusad inimesed. Ja meie ei ole kedagi siin sellist, kes sellele vastu nüüd peaks vaidlema. Aga mis on natukene, ütleme, võib-olla loogilisem on see, et meie külas siin asub Mõnuste paemurd. Ja mida mina isegi väga piinlik on tunnistada, mina arvasin, et murd või karjäär või kes tahab, kasutab sõna murd, kes tahab, kasutab sõna karjäär. Aga siis me kutsusime siia Rein Einasto, kes on teadlane, kes tegi ettepaneku Eesti Vabariigile, et üldse meie rahvuskiviks saaks paekivi. Tema tegi meile korraliku peapesu. Ütles niimoodi, et murd on see, kus käsitsi murtakse baasi. Ja karjäär on see, kus tööstuslikult lõhke ja no vot niimoodi saime targemaks. Vot mul hakkab palav siin päikse käes.
ja meil asub paemurd, ajalooline, 1840-50. Töötas siin väidetavalt umbes 300-500 orja, kes murdsid lahti paekivi ja sellest baasist on ehitatud lisaks Kernu mõisale, lisaks Nissi kirikule, ümberkaudsetele siin hoonetele ka Neeva jõe kaitserajatised, Iisaku katedraal ja talvepalee siseviimistlus. Ja nüüd te küsite, tahate teada, et no mingist mõnust ja pisikesest külast, et vabandage proua, kust siis nüüd see sai sinna. Ja see sai tänu Unger Stenbergidele, kes olid Kernu mõisa omanikud. Proua Stenberg oli suguluses Katariina teisega ja siis niimoodi see info läks ja tõesti see Mõnuste küla, meie paemurust pärit baas on ülikvaliteetne, dolomiidiga sarnane, ta ei pragune, ei mädane mitte midagi ja seetõttu ta läks ja me oleme kohutavalt uhked selle loo üle ja kui te nüüd mõtlete 10-tonnised paelahmakad, need murti lahti, kivikunstnikud vaatasid, kuidas on need praod loomulikult lähevad, kiilud sisse, kuuvaldad ja siis pandi köitega, härgadega ja nende, öelge nüüd, puud suurte palkide peal veeretati ja see tee, mille peal neid nüüd veeretati, oli olnud klaassile, mõnus tee. No vot, et jääme selle juurde, et tee oli siin suurepärane, aga inimesed olid ka, on siiamaani toredad, eks ju. Et selline on natukene kogukonna lugu. Kui te kunagi tahate veel tulla siia, siis teine väike matk on meil sinna murdu ja murruga ma palju sellest rohkem ei räägi, muidu ma jäängi rääkima. Muuseas ma räägin palju, eks ju, et öelge mulle ka, kui teil nagu, niimoodi nagu saab nagu, piisavalt, eks ju. Sellest murrust nii palju, et meid väga liigutab Rein Einasto käsitlus, et kui ta käis seda murdu vaatama, siis ta oli harduselt, pisarad olid tal silmis, sellepärast, et ta ütles, et tõenäoliselt seal oli kunagi olnud hiis. Ta on täiesti teistsugune koht, kuidas väga kvaliteetne kivim siis nii kõrgetest kihtidest üldse võimalik on murda. Ja see, et ühest kohast on olnud nii meie iidsete esivanemate palvepaik, kristlikud kirikud siinpool piiri ja ka kuskil seal, kus praegu, ütleme, meil on väga suured erimeelsused, aga pühakoda on pühakoda. Et see lugu meid ennast väga liigutab ja aitab ka siis, kui meil läheb tuju muredaks, natukene saata palveid kõrgemale. Nii, enne kui ma ise härdaks lähen nüüd kohe, läheme asisemate teemade juurde. Meil on siin 3 ruumi ja ma ei ole teile öelnud ka veel enne ja hoiatanud, et me ei ole mingid muuseumipidajad siin, eks ju. Me ei ole mingid professionaalid, me sattusime selle loo keskele. Merle hakkas koristama oma maja, tuli välja igasuguseid museaale, eks ju. Ja ta sai aru, et need on väärtuslikud, need ei saa lihtsalt minema visata. Üks pakikene oli armastuskirjad selle sama Evald Renniku, kes 1982 avas siinsamas muuseumi, Ristemaa talu muuseumi. Ja Evald oma tulevase naise Olliga kirjutas väga palju kirju. Kõigepealt siis, kui ta läks sõjaväeteenistusse ja ka hiljem, kui sõda tuli. Ja need armastuskirjad olid nii ilusad, ma pärast seal, kui me siia läheme, siis ma loen teile ette. Et kõigepealt me lahistasime nutta ja siis me otsustasime, et me teeme sellest näidendi. Mina olin Olli, üks teine külamees oli Evald, Merle oli lavastaja. Ja me tegime armastuskirjade näidendi ja käisime seda nagu mängimas. Ja see küll liigutas meid ennast ja neid, kes seda kuulasid. Evald ja Olli, nendest räägin siin, palju asju museaalid. Nii ma vahepeal toon ennast teemaga tagasi, te saate aru, eks ju.
et suur tänu veel kord, et te tulite, aga ma tahaksin teile panna südamele midagi, mida võib-olla te olete juba varem mõelnud või on juba ka südamele pandud, aga mida ma näen siin, mina olen 45 aastat vana ja kuidagi selle vanade lugudega sattunud niimoodi kokku ja mida ma soovin teile südamele panna, et isegi kui praegu ei leidu teil ümber seda seltskonna, kes tahaks öelda, et kuulge, kas siis ema või tädi või vanaema, palun räägi lugusid. Tavaliselt neid inimesi ei ole, eks ju. Lastel on oma elu, lastel oma elu, aga palun kirjutage, palun pange kirja, kas või iga nädal midagi, väike lõik oma noorpõlve kirjeldusest. See, kuidas te koolis käisite, natukene, sest see, mis teile tundub nii igav, et tühja kah, keda see huvitab. Teate, kui oluline ja väärtuslik see on kunagi võib-olla ülejärgmisele põlvkonnale. Et meie elu muutub nii palju, et see, et mõista oma vanaema, vanatädi, ema paremini, pange palun kirja. Et need lood, see, kuidas me kas või täna elame, käisite sõbrannal külas, kirjutage üles, juhtus midagi naljakat, mis teile rõõmu teeb. Väiksed asjad, ei võta palju aega, mõjuvad teile endale hästi ja see on olulisem, kui te arvata oskate. Pajusi külaseltsi poolt siis väike meenutuse asju, siin on 20 aastat tagasi asju ka kirja pandud. Aga see pole nii tähtis, aga 2 põlvkonna pärast siis on ja. Teate, ma arvan, et varem juba, et on neid, kes kohe praegu väärtustavad, aga mine sa tea, et hulk suureneb, mida põlvkond edasi. Ja natuke tee kõrva või kohvi kõrvale. Suur tänu. Aitäh teile. Suur tänu. Kui te olete nõus, siis see jääb siia muuseumile teie kingitus ja mett me naudime koos külaga. Olge väga-väga hoitud, suur tänu ja kui teil on tahtmist või siiapoole veel, siis meil on neid kohti, mida uudistada veel, et võib-olla murrumatk, see on selline 3-kilomeetrine, aga jah, eks me siis vaata. Andke teada. Suur tänu ja ilusat sooja sügist.